Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile keskkonda Videonot. Asub see siis aadressil videonot.es ja võimaldab videotele juurde kirjutada märkmeid, nii et ma samaaegselt vaatan videot ja siis konspekteerin. Ja need videod võivad mul siis olla kas YouTube'ist või Vimeost või kasutan siis natuke vähem tuntud keskkondade videoid. Ja see on ühendatud minu Google Drive'iga, nii et minu Google kontoga. Kui ma nüüd olen selle lehele läinud ja klõpsan siis nupule Connect with Google Drive, siis mul palutakse kõigepealt siis oma Google Drive'i sisse logida. Annan nõusoleku, et esimesel korral sisse logimisel annan nõusoleku, et ta tohib kasutada siis minu neid andmeid sealt. Ja nüüd, kui ma olen sisse loginud, siis ma pean leidma ühe video. Nii, ma olen siit võtnud näiteks ühe Allar Veelma video. Kopeerin selle video aadressi, kleebin selle siia, klõpsan load video ja mulle laetakse siis siia see video. Ja siis mulle ka siin pidevalt õpetatakse, et kuidas ma siis tegutseda saan, et siin on mul siis see videoaken ja siis siin kõrval, nii ma panen praegu end tour, ma neid nuppe näha ei taha, siin kõrval ma saan siis hakata sisestama teksti. Ja käib see siis niimoodi, et panen video käima, kui ma tahan teha pausi, siis klõpsan Ctrl ja Space nupul ja siis, kui ta on jälle käivitades, jälle Ctrl ja Space ja siis kirjutan. No nii, no paneme video käima. Minu nimi on Allar Veelma ja räägin täna teile sellest, kuidas kasutada arvutit siinuse, koosinuse, tangentsi leidmiseks. Siinuse, koosinuse, tangentsi leidmiseks. Esimesel pildil on arvuti, mida tavaliselt koolis kasutatakse. Teisel pildil on ka koolis kasutatav arvuti, aga see kõlbab rohkem siiski turul käimiseks ja kolmandal on üks päris vana arvuti. Ja nii ma saangi siis videot vaadates teha kohe siia märkmeid. Ja kui ma klõpsan enter, siis pannakse mulle uus kellaaeg. Ja hiljem näiteks, kui ma nüüd siin klõpsan mõne selle sisestatud teksti peal, siis viiakse mind videos ka kohe selle koha peale, kus siis see parasjagu see tekst on sisestatud. Nii et väga mugav on pärast siis neid asju üle kuulata ja vaadata. Ja kuna tegemist on siis Google Docsi dokumendiga, siis ma saan siin panna ka pealkirja, nurga funktsioonid, Allar Veelma. Ja siis on võimalik ka seda jagada. Ja kui ma klõpsan share nupu peale, siis ma saan jagada siis nende inimestega, kes mul seal näiteks, kellel on ka Google konto olemas, kas siis õpetajaga või mõne teise õpilasega. Ja saan määrata, et kas tema saab siis ka editeerida või saab tema ainult vaadata ja klõpsan done. Nii, ja siin paraku sellist koostööd ei saa teha, et ma jooksvalt näen, kui keegi teine märkmeid teeb, et sünkroonsus siin just ei ole, aga kõik muudatused salvestatakse. Nii, ja kui ma olen siis ära teinud, siis ma klõpsan siia nupule, ta salvestab automaatselt, aga siin on veel save nupp ka. Nii, kui ma nüüd tahan uut teha, siis ma klõpsan sellel märgil. Mulle luuakse uus. Kui ma tahan mõnda vana avada, siis ma klõpsan kaustamärgil ja mulle tuuakse siis ette kõik need minu loodud väiksed siis video juurde need juhised. Ja lisaks sellele on võimalik siis panna ka seda, eksportida seda valmis asja siis Evernote keskkonda. Nii et tegelikult selliseid hästi palju võimalusi pakkuv keskkond, mida õppetöös kindlasti kasutada saab.